tulevane isa naudib õhtut linnas, kuid ta ei jõua enam kunagi koju. Mees löödi knockouti. Mees löödi knockouti, see mees alustasid siin kaklust, siis kutsusime politsei, kes nad ära viis. Asi oli justkui läbi, aga siis nad tulid tagasi. Me analüüsime, kuidas üks ainus löök tõi kaasa surmavad tagajärjed. Palun, tüdru. Ma näen sind seal sees. Mees? Kas sa vastad mõnele mu küsimusele? Ei, olgu. See on Law and Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. See on juhtum, mida me esmakordsel kajastasime saates Inside the Crime eelmise aasta oktoobris. Sa võid seda mäletada. 5 inimest arreteeriti, kuid ainult ühele esitati mõrvasüüdistus, kuna politsei sõnul lõi ta ohvrit baarikakluses ootamatult näkku. Meil on olemas ka kehakaamera video, mis näitab juhtunu tagajärgi. On 11. oktoober 2025, oleme Scottsdale'is, Arizonas. Kell on 2:20 varahommikul, kui Scottsdale'i politseiosakonna ametnikud suunduvad baari nimega Paddy's First Avenue Lounge. Ja üks mees on kõnniteel teadvuseta. Mees on knockoutis. See mees alustasid siin kaklust ja siis kutsusime politsei, kes nad välja viis. Asi oli lahendatud, aga siis nad tulid tagasi. 6. Mul on vaja veel üksusi. Tundub, et kedagi rünnati. Siin on palju inimesi. Meil on vaja politseid siia. Sa ei pea politsei suhtes nii tõsine olema. Mul oli just 2 tükki veel. Nii, et kõik näeb ilus ja kena välja. Ma arvan, et see on seotud nende 2 inimesega, kes meil tagumises allees olid, LA Dodgersi mütsidega. Tule siia. Meil ei ole New York Tehnos jõuke. Me oleme New York Tehnos. Me nüüd lahkume. Kuule mees, kas sa võiksid istuda? Istu palun. Sa ei ole hea inimene. Kuule. Istu palun. Mida sa teed? Lähme autoga, vend. Hei. Ma olen valmis. See ei ole hea. Scottsdale'i politsei tuvastas ohvrina Thomas Pidotola. Kuid Thomas ei paista olevat teadvuseta. Tundub, et ta ei hinga ka. Ei reageeri üldse. Ma ei tea, kuule, ma ütlesin sulle, keegi teeb seda niikuinii. Ära võta seda. Ei, see on hea lugu. Vend. See on hea lugu, vend. Teie kõik parem hoidke ka. Ei, parem minge tagasi võitlusse. Te olete kõik halvad. Te olete kõik seal tagatules. Jah, vaadake see. Mees. Ei ole mitte midagi. Ta on teadvuseta. Jaa, ma tean. Pole aimugi, aga meil on vaja tuletõrjet. Kood 3. Kas see on päriselt? Kas see on päriselt? Jah, kas peaksime sellega alustama? Ma sain ta sisse. Elustamine, lass. Ma aitan. Siim. Külman. Edeneb. Las ma aitan. Siim väljas. Ma ei tea. Kui kaua me alla tulime? Ma ei tea. Kui kaua sa siin oled olnud? 2 aastat. Ei. Ma ei tea, jah. Sa hakkad. Surve on täiesti suur. Jaa. Mine otse eetrisse. Jätta edasi. Varsti pärast kiirabi saabumist sündmuskohale suunavad politseinikud oma tähelepanu uurimisele. Pärast tunnistajatega rääkimist saavad nad teada, et baari parklas puhkes suur kaklus. Leidsime ta sellisena. Ta nägu oli sinine. Kirjuta talle sõnum. Täpselt seal, kus ta on. On sul aimu, mis juhtus? Ma arvan, et teda rünnati. Põhjus, miks ma arvan, et see on seotud Dodgersi kuttidega, on see, et meil on siin sinine Dodgersi müts. Sinine müts on siin, ma ei tea, kelle oma see on. Üks on meil seal kinni peetud. See on seotud isik. Ja veel üks, nad kõik ümbritsesid seda. Nii et ma eeldan, et nad on kuidagi seotud. Aga praegu hoiame kõiki siin. Selle kõne peale sumisesid kõik. Mul pole aimugi, kes seal kõnes oli. Meil oli sealpool üks joobes juhtimise juhtum. Sest nad ütlesid, et Paddy taga kaklesid inimesed, kellel olid peas sinised Dodgersi mütsid. Ja siin on üks sinine Dodgersi müts. Ja oli veel üks inimene sinise Dodgersi mütsiga. Need kirjeldati kui Hispaania päritolu mehi. Ma ei tea, kas nad tegelikult on seotud, aga sellepärast ma nii arvasin. Ma ei ole kindel, kas see on täielikult seotud.
Põhjus, miks ma selle teema üles tõin, on see, et meil on siin 2 inimest. Ühel neist on peas sinine Dodgersi müts, Hispaania päritolu mees, ja siis on maas veel üks LA Dodgersi müts. Miks sa oled verine? Miks sa oled verine? Sest mu parim sõber oli korrandal ja ma tulin sekkuma sellesse, mis toimub. Ja üritasime jõuda oma sihtkohta, oma Uberi juurde. See naine tänaval arvas, et me üritame teda tülitada, aga tegelikult proovisime lihtsalt jõuda tänavale, kus meie Uber on. Ja siis tema sõbrad, tema meessoost sõbrad tulid meie juurde ja küsisid, miks me üritame teda lükata. Aga me ei üritanud teda üldse lükata. Püüdsime lihtsalt mööda pääseda. Pärast viimast korda, kui me tagaruumis rääkisime, üritasime lihtsalt Uberit oodata, et koju saada. Täpselt nii see oligi. Ma võin seda kinnitada. Kes sind lõi? See oli mustanahaline mees. Kus ta on? Mul pole aimugi. Ta näeb välja nagu samualane. Ta näeb välja nagu ta oleks pitsa. Rohkem ma ei oska öelda. Politsei tuvastas hiljem, et naine, kellest Toomase sõber räägib, on 27-aastane Krista Molina. Teatete kohaselt hakkas Krista väidetavalt ohvriga vaidlema ja siis sekkus tema sõber. Nad tuvastati kui Julius Husser, Tony Becker, Mark Whitford ja Drew Manassas. Politsei sõnul, kui Thomas ja tema seltskond hakkasid oma Uberi poole kõndima, järgnes neile teine grupp. Ja just siis lõi üks meestest väidetavalt Thomast, lüües ta teadvusetuks. Nii et meil oli nii, et need mehed eemaldati ja siis nad tulid tagasi ning kaklesid tavapool. Nad olid tegelikult agressiivsed ka ühe minu naisest töötaja suhtes. Okei. Ja siis nad tulid jälle tagasi ja läksid uuesti kaklema. Nii et see on ilmselt 3. kord, kui nad on tülis olnud. Kõik 3. Kõik 3 neist. Ema, see mees maas ja see teine mees. Kõik 3 on siin terve öö kakelnud, okei? Kahjuks, 3. korda. Sina rääkisid temaga, tema rääkis meiega. Mina ei rääkinud sinuga varem. Ei, ta rääkis 2 erineva politseinikuga. See oli hämmastav. Jah, ta ei rääkinud isegi sinuga. Aga andke andeks, vabandan, kutid. Ma vist natuke karjusin, kui ta minema veeres. Kõik on korras. Päeva lõpuks me lihtsalt üritasime koju tagasi saada. Mu parim sõber on põrandal. Tal on krambihoog. Seetõttu me lihtsalt üritasime koju jõuda. Olgu, praegu teeme neile elustamist. Jah, ma saan aru. Ja see ei olnud üldse see, mida ma tahtsin. Miks sa siis tüli põhjustad? Härra, me ei rääkinud üldse teist. Ma ei tahtnud kakelda. Ma ei taha kakelda, ma pole isegi siin. Ma olen siin lihtsalt puhkusel. Kes siis talle lõi? Üks neist. Üks ärvilistest meestest vaata. Kus nad on, härra? Ma astusin Vahele. Aga ma loodan, et te märkate. Ma mõistan iga küsimust, mida te mulle esitate. Ma ei valeta, ma olen siin ja püüan teiega koostööd teha. Nagu ma ütlesin, ma lihtsalt püüdsin meid Uberi pealevõtu kohta juhatada ja me tahtsime lihtsalt koju saada. See naine arvas, et me üritasime talle läheneda. Talle lähenema selles mõttes, et me üritasime tüli alustada. Mida me kindlasti ei teinud, nagu sa tead. Tema ees ja ta arvas ekslikult, et me üritasime olgu. Noh, kõik need turvamehed ütlevad, et sa oled terve probleemi tekitanud. Härra! See hetk, kui te probleeme tekitasite, oli see hetk, kui me lahkusime. Ja samal ajal olid teie kaaslased taga, öeldes meile, et me lahkuksime. Miks te siis vihasema olete? Ma ütlesin sulle, et me üritame tagasi minna. Nii, et sa jätsid nad sinna ja tulid siia. Kas sul on isikut tõendav dokument kaasas? Jah, härra, mul on, aga kas ma olen arreteeritud? Ma ei tea seda veel. Näita mulle oma isikut tõendavat dokumenti. Nad palusid me väljuda. Uberige minema. Nii, et see on ikka veel nende vara. Jah. Ei, ma saan aru. Me ei ole veel kindlaks teinud, kuhu Uber tuleb. Ma saan aru, aga kui nad ütlevad sulle, et lahku, pead sa nende maalt lahkuma. See on ikka veel nende maa. See oli ees. See on ikka veel nende maa. Siiski. Mine siit. See see on samuti nende maalt. Oota, jah. Me kõnnime. Mööda kõnniteed. Kuna me kõnnime mööda kõnniteed, siis me peseme end. Aga teie ei ole praegu tänaval. Aga kui me üritame oma Uberini jõuda, see ongi probleem. Mul on kahju, et me ei saanud üle tänava kõndida ja lihtsalt sõita, et oma Uberini jõuda. Me lihtsalt üritasime üle tee kõndida ja siis see naine hakkas meiega tülitsema. Ja meil polnud aimugi, mis toimub, kuni tema sõbrad arvasid, et me tungime tema alale. Thomase sõber lõpetab politseiauto tagaistmel.
kuid politseinikud peavad endiselt väidetavad ründajad üles leidma. Nad paluvad Tuumase sõbral kõike üksikasjalikult kirjeldada alates hetkest, kui nad pädisse sisenesid, kuni kaklus puhkes. Okei, sammult räägi mulle täpselt, mis siin juhtus. me lahkusime pädist, mis on kohe üle tee. See on kohe siin. Okei, siis see baar seal pool, mis iganes see nurgabaar on. Okei. Okei, siis me lihtsalt proovisime oma Uberit leida, nii et me kõndisime siit alla. Ja siis me jõudsime selle baari ette. Ja sellele naisele ei meeldinud, et me lihtsalt proovisime mööda pindida. Ja siis astusid tema sõbrad vahele ja tulid minu ja 2 mu sõbra juurde. Ogu. Ja olukord eskaleerus, sest tundsid, et me ärritasime neid mingil põhjusel. Mida me tegelikult ei teinud. Me lihtsalt üritasime neist inimestest mööda minna ja nemad karjusid meile solvanguid. Ja siis olukord eskaleeruski ning siis nad lihtsalt... Mine. Ma arvan, et sa kasutasid sõna minu sõber ja siis läks asi täiesti agressiivseks. Kui sa ütled naise sõbrad, siis sa mõtled neid mitut mustanaalist meest, kes seal oli. Jah, härra. Okei, jah, härra. Ja siis me sekkusimegi, sest ilmselgelt on see meie sõber. Ja siis nad lihtsalt lõi mu sõbrale näkku. Ja siis me olime nagu, oota, mis? Me ei saanud isegi aru, mis sel hetkel toimus. Ja siis tulidki teised sõbrad lihtsalt kuskilt välja. Kas sa saad nüüd kirjeldada? Härra nagu mis neil seljas oli? Ühel tüübil oli kindlasti naeratusnäol ja hobuse saba. Või kas sa tead, mida nad kandsid? Nagu riiete poolest? Ma tahaks öelda, et tal oli nagu valge särk seljas. Aga rohkem nagu see väiksem, kellel oli hobuse saba. Üks oli, ma arvan, mustanahaline mees rastapatsidega. Ja üks oli nagu suurem mees. Ta oli umbes 5 jalga 10, umbes 210 naela ja ta oli üsna kogukas. Okei. Ja nagu... Tema oli see, kes mulle näkku lõi. Tema oli see, kes, virutas mulle näkku, sest ma ei saanud aru, mis toimub. Kui sa neid näeksid, kas sa suudaksid nad ära tunda? Ausalt öeldes ma sooviksin, et suudaksin. Aga ma ei ütleks seda. Ma tõesti, ma sooviksin, et suudaksin. Ma ei hakka varetama, sest kui mu sõber võitleb seal oma elu eest, mees, siis ma tõesti sooviksin, et suudaksin. Aga ma usun ka seadusesse ja ma ei tahaks kedagi niisama süüdi mõista ega vangi panna ilma põhjuseta. Aga ma võiksin proovida, aga ma, See, kas sa saad või ei saa. Ja nagu ma ütlesin, sa ei ole praegu arreteeritud, sa oled lihtsalt kinni peetud. Jaa. Siin toimus veel üks kaklus, sellepärast oledki see politseiauto tagaosaseks. Ei, jah, sest ma olen arreteeritud. Ma saan aru, et sa ei tahaks, et ma järgmises kakluses olukorda hullemaks ajaksin. No. See on rohkem kui lihtsalt äri. See on pigem nii, et ma saan sinna minna ja neid aidata. See ei ole seotud sellega, et sa kedagi ärritaksid. Asi on selles, et ma saan sinna minna ja neid aidata, aga ma ei saa sind lihtsalt üksi jätta. Lihtsalt oota rahulikult, eks? Aitäh veel kord. Vabandan kõige pärast. Ei! Hoohala! Jah, anna mulle märku. Ja. Ma arvan, et me tegeleme sellega veel. Okei, ta viied see praegu haiglasse. Mul ei ole tema kohta veel uut infot, okei? Thomas perekond avaldas hiljem GoFundMe lehel, et ta suri järgmisel päeval, 11. oktoobril. Emotsionaalsest postitusest kirjutab tema perekond. Tsitaat. Ta oli provotseerimata vägivalla ohver, mis võttis tema elu liiga vara. Tema lahkumine on jätnud meie südamesse augu ja igaveseks muutnud tuleviku tema naise ja nende lapse jaoks, kes sünnib juba mõne nädala pärast. Thomase naine sünnitas hiljem nende esimese lapse, väikese poisi. Kuid sa ei saa jätta mõtlemata, et sellest, mis pidi olema 2 esmakordse lapsevanema jaoks eriline hetk, on nüüd saanud südantlõhestav tragöödia. Nende laps kasvab nüüd üles ilma isata enda kõrval ja Scottsdale'i politsei nimetas selle juhtumi lõpuks tapmiseks. Hüppame nüüd 22. oktoobri juurde, kui relvastatud politseinikud koputavad ühe kahtlusaluse uksele. Ma ei tea. Ma ei tea. Ei tea. Ma ei tea üldse. Ei tea. Olla uus olla, ma ei tea. See on vaikne. Ei.
Vaikus! Tüdruk, ma näen sind seal. Probleem raketiga. Tõsta käed üles, jalavalg. Aitäh, Edward. Olen kindel, et sa saad. Näha seda väljastpoolt. Olen kindel, et sa näed seda väljastpoolt. Seal on sinu 4 elusuuruses Halloweeni kaunistust. Nii et ma ei peatu. Kas kaitsneid on liikumisandud? See on kauboitüdrukute liiga. Merepiraadid, nad uurivad. Vaikus! Võib-olla on huvitav, mis see kuju on. Politseinikud arreteerivad 24-aastase Drew Menezese, kuid ta ei ole ainus. Politseinikud arreteerivad 27-aastase Krista Molina, 27-aastase Julius Husseri, 26-aastase Tony Beckeri ja 23-aastase Mark Whitfordi. Mark, Julius ja Tony said süüdistuse raskendatud kallaletungis ja kallaletungis Krista sai süüdistuse kallaletungis ja avaliku korra rikkumises, kuid prokurörid ütlevad, et ainult Drew'd süüdistatakse mõrvas. Uurijad tuvastasid, et just tema lõi Toomast ootamatult pähe. Pärast lööki kukkus ta asfaldile, mille tagajärjel lõi ta pea ja kaela vastu betooni. Kui Toomas lamas maas, hakkasid teised 4 meest väidetavalt ründama Toomase sõpru. Law and Crime on saanud Drew Menezese ülekuulamise lindistuse, kuid nagu kohe näete, pole see eriti ülekuulamine. Nii et Drew, tahtsin sulle veel kord öelda, kes ma olen. Mina olen detektiiv Lee, see on detektiiv Nolan, me töötame Scottsdale'i politsei osakonnas. Me töötame spetsiaalselt vägivalla kuritegude üksuses. Põhjus, miks sa täna siin oled, on juhtum, mis leidis aset Pädi kõrval parklas 11. oktoobril umbes kell 2:15 hommikul. Kas sa said kõigest aru, mida ma sulle just ütlesin? Hästi. Nii et me oleme detektiivid, me tahame sinuga sellest juhtumist rääkida, aga kuna sind on arreteeritud ja sa viibid arestimajas, siis sa ei saa vabalt lahkuda, sa ei saa lihtsalt püsti tõusta ja uksest välja minna. Ja me tahame sulle selle kohta küsimusi esitada. Seega peame sulle ette lugema sinu niinimetatud Miranda õigused. Kas sa tead, mis on Miranda õigused? Kas sulle on neid varem ette loetud? Olgu. Kas sa võisid vähemalt, lihtsalt ma näen, et sa raputad peale, kas sa võisid vähemalt öelda mulle jah või ei, kas sa saad sellest aru? Jah, okei, hea. Nii et ma loen sulle ette su Miranda õigused ja siis saame edasi minna. Sul on õigus vaikida. Kõike, mida sa ütled, saab kohtus sinu vastu kasutada ja kasutataksegi. Sul on õigus advokaadi kohalolekule, kes aitab sind enne ülekuulamist ja on sinu juures ülekuulamise ajal, kui sa seda soovid. Kui sul ei ole võimalik advokaati pallata, on sul õigus, et sulle määratakse advokaat enne ülekuulamist. Kas sa saad neist õigustest aru kera? Jah. Hästi. Nüüd, kui sul on need õigused selgitatud ja sa neist aru saad, kas oled nõus vastama mõnele minu küsimusele? Ei. Hästi. Kas see tähendab lihtsalt ei, te ei soovi ühtegi küsimust vastata või ei, ma tahan rääkida advokaadiga või lihtsalt ma ei taha ühtegi teie küsimust detektiiv vastata? Jah, ootan advokaati. Kuna Drew ei soovinud praegu detektiividega rääkida, koguvad nad hoopis kohtuekspertiisi tõendeid, näiteks DNA-proovide võtmiseks tampoone ja muud sellist. Nüüd teeme selle poole, jah. Ja siis veel üks kord. Olgu. Selle juhtumi kohta ma ei küsi sinul küsimusi, kas sul on sellest juhtumist mingeid vigastusi, millest sa tead ja mida sooviksid, et ma sinu jaoks dokumenteeriksin? Ei. Olgu. Kas sa saaksid oma dressipüksid või varrukad veidi üles tõmmata, et ma saaksin su käsivarsi vaadata? Mõlemad, kumb iganes sa tahad esimesena teha soovib. Aga jah. Ma tean, et sul on seal üsna lihaselised käed, nii et varrukaid on raske väga üles tõmmata, aga ma hindan, et sa nii palju üles tõmbasid minu pärast. Okei, samamoodi, pane käed niimoodi välja. Ja ma lihtsalt pildistan need kohad ära.
Okei, võid istuda, ma tulen kohe tagasi, ma lähen toon mõned vatitampoonid. Jah, ma arvan, et jätame selle asja peale. Siin on natuke soe. Olgu. Nii et järgmine asi, millest me rääkisime, on need suust võetavad tampooniproovid. Täpselt nagu ma sulle rääkisin ja nagu me sulle siin näitasime. Need on vatitampoonid. See on nagu selline väike plastist kaitsev aplikaator. Sa ei pea midagi tegema. Kõik, mida sa pead tegema, on lihtsalt suu avamine ja siis ma võtan seest proovi. Täpselt nii. Okei. Okei, mul on lihtsalt vaja, et sa suu avaksid. Sa ei pea, jah, ma panen selle sinna külge. Ma hindan, et sa seda teed. Nii et siit edasi hakkab asi välja nägema nii. Sa lähed tagasi kongi ja siis järgmise paari tunni jooksul viiakse sind alla maakonna vanglasse, mis asub Phoenixi kesklinnas. Sa pead kohtuniku ette minema ja sind süüdistatakse teise astme mõrvas ning ühes raskendatud kallaletungis. See on seotud selle juhtuniga, millest me varem rääkisime. Kas teil on minu jaoks küsimusi, härra? Mul on vaja ainult jah või ei vastust. Ei. Hästi. Drew Meneses viiakse tagasi oma kongi Maricopa maakonna vanglas. Oma esimesel kohtuistungil ütles Drew väidetavalt kohtunikule, et see oli halb öö. Asjad ei pidanud üldse nii minema. Sellel polnud mingit pahatahtlikku kavatsust. Kohtunik määras talle $1 miljoni suuruse kautsjoni. Veebipõhised andmed näitavad, et Drew Menesese juhtum on endiselt avatud. Siiski on ta väidetavalt vanglast väljas järelevalve all vabastatuna. Selleks aastaks on kavandatud kohtuprotsess. Aitäh, et liitusite minuga selles Inside Crime episoodis. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle järgmisel nädalal uue juhtumiga.